Ürdne eksootika on summutanud jutud. Puudub veel vaid šamaanitrummi tümin ja teadjamehe loits. Sellesama kuu valgel on paate siitsetel kallastel. Võimalik, et samal kohalgi laiali lautatud lugematu hulk suveid. Kui palju kordi istutakse siin? Pragiseva tulepaiste laurava paadikirja ääres veel tulevikus. Kes teab? Kas sina lähed ka nüüd tööle või? Käes on hommik, kuid paat ei saanudki vajalikku kuju. Ehk puudus loits või oli tuld vähe? Päeval kaoski ära praegu. Kas siis tavaliselt sellepärast minuga, et on tabatud head hetke? Ja just nimelt see... Ega siin mingid valgusefekti? Pragu paadi siseküllel viitab vähesele kuumusele, vahel ka kiirustamisele. Parras ei olnud vormimiseks veel piisavalt pehme. Nüüd tuleb prao kinnitamiseks lüüa sisse klambreid. Siit saab ihan silmi. Vana paadimeister ei näi tuld ja kuumust pelgavat. Sa peab tulega pükse sisse ka veel. Ükskord saab valmis iga paat. Selle ürgse veesõiduki sisse on pandud paljude meistrite teadmised ning kogu Euraasia metsavööndit, Läänemerest kuni Vaikse ookeanini asustanud jõeäärsete inimeste tuhandete aastate vältel talletatud kogemused. Kaarde paksus, kaare kumerus, iga ühendus, iga köidik on siin ülimalt otstarbekohane. Sooma ühepuupaadi on siinsete vette elanikud sajandite vältel arendanud täiuslikkuseni. Adojaani talu maile, Riisale on kokku tulnud mehed, kes oma kätega enesele paadi raiunud. Ka need, kes alles selliseid plaane peavad. On soomamehi, on kaugemalt tulnudki. Kavas on vanade traditsioonide elustamine, et näha ise ning näidata teistele, milleks ühepuupaat vee peal võimeline on. Hundinahk kõlgadel on siin mail sümboliks omaette. Siis on meil maarõnge, veeti vanasti ka vedelit, ühesega. Kes nagu on huvitanud? Sa võid ise või? Anti? Ei, lamma hoine. Äkki ise ära. On nagu äkki nii taimiga vaadati kahe selle haavale hinnale. Peale paatide ülevaatust on aeg need vette viia. Sõit ühepuupaadiga on eriline kunst. Selles paadis tavaliselt ei istuta. Edasiliikumiseks ja manööverdamiseks on vaid üks mõla, mida ahtris püstiseisev mees või naine vilunult käsitseb. Tasakaalu kaotamine selle juures on sadu ja sadu kordi sõudjale traagiliselt lõppenud. Kiires voorus käeulatusest ära libisev paat, varakevadine või sügisene külm vesi ning paksud rõivad tähendavad vette kukkunud inimesele suurt ohtu.
Suurvete ajal tuleb paadi abil teha Soomaal kõiki töid. Flegmaatiliste koduloomade transport sujub tavaliselt rahulikult. Sood, rabad, sagedused vihmad, üleujutatud heinamaad, raskesti läbitavad teed. See on Soomaa omapära. Sellest on sündinud siinne ainuomane jõekultuur. Vaieldamatult on mugavam transportida piimanõusid paadiga, kui vedada neid ühest kohast teise poriseid radu mööda. Heinakoormat üks paet kanda ei suuda, 2 kokku köidetud alustega küll. Jõekultuur kiirustamist ette ei näe. Startis juba istub paigale. Soomaa poisikesed näivad vee peal omas elemendis olevat. Päästevesti järele ei ole siin kunagi vajadust tuntud. Elu õpetab vahel ka õnnetuse kaudu. Sellest tuleb ilusam, sellest tuleb sihvakam. Tundub, et see nagu lühem ja siin on pikem ja kohe ta on niisugune saledama kujuga. Jaa, just. Eks näitab valmis saab.